Tere tulemast järjekordsele Telia ja Swedbanki mitmekesisuse akadeemia seminarile. Täna on teemaks lähisuhtevägivald. Mina olen Margit Rõufelt, tulen Swedbankist ja aitan tänast arutelu läbi viia. Alustuseks kuulame ühte lugu. Ma olen teel. Kõik on hästi. Ma jõuan. Ma jään ainult natukene hiljaks. Ma olen teel. Kuhu mul minna on? Ma tean seda teed. Ma võin seda kas või kinnisilmi sõita. Sõidangi seda kinnisilmi. Kuhu mul minna on? Hinga. Kõik on hästi. Ma jään ainult natukene hiljaks. Mis ma ütlen? Et lasteaias läks kauem. See ei ole vale. Lasteaias läkski kauem. Nendel hommikutel ta ei taha üldse lahti lasta. Emme, sa ei tule kunagi tagasi. Miks ta nii ütleb? Muidugi ma tulen tagasi. Ma tulen alati tagasi. Tulen ju. Kas ta kuulis? See ei ole võimalik. Ta magas. Ta magab. Ta alati magab. Kõik on hästi. Õpetaja naeratas. Tõmbas ta mu jala küljest lahti. Ta on nii tugev. Mina küll nii tugev ei ole. Õpetaja naeratas. Kõik on hästi. Vahel lapsed ei tahagi lasteaeda minna. Kõigil on nii. Õpetaja naeratas. Mina naeratasin vastu. Ma ei vaadanud silma. Ma usun, ta ei märganud. Inimesed ei märka, kui nad ei taha. Kõik on hästi. Hinga. Ja ma olen teel. Kuhu ma lähen? Kuhu mul minna on? Käed värisevad. Miks nad alati värisevad? Hoia kõvemini roolist. See aitab. Hoia kõvemini roolist, kohvitassist, mapist, pastakast. See aitab. See läheb mööda. Kõik läheb mööda. Ma olen kohal. Kuidas ma siia sain? Ma tean seda teed. Ma võin seda kinnisilmi sõita. Ma sõitsingi seda kinnisilmi. Lasteaiast ei ole helistatud. Neil on kõik hästi. Kõik lapsed nutavad. See ei ole midagi erilist. See läheb mööda. Kõik läheb mööda. Ta tegelikult armastab mind. Ära hõõru oma silmi. Vaata peeglisse, kas kõik on korras. Kõik on korras. Natuke palju lauvärvi esmaspäeva kohta. Nad ei ütle midagi. Marjul on alati nii palju, isegi rohkem. Nad ei küsi midagi. Äkki peaks natukesed silma alt. Ei, liiga palju ka ei tohi. See tundub kahtlane. Nad ei küsi midagi. Mida ma ütlen, kui nad küsivad? Kaua ma olen siin juba olnud? Ma ei saa siia jääda. Nad ei anna sulle uut võimalust, tõuse püsti ja mine. Mine trepist üles. Tervita nagu alati. Naerata. Ära hõõru oma silmi. Nad ei märka midagi. Sul ei ole muud varianti. Nad ei küsi midagi. Võib-olla Marju küsib lauvärvi kohta. Valeta. Ütle, et ostsid uue, et tahtsid proovida, et pruun pidi olema moes. Mõtle välja, mis firma oma see on. Räägi, nagu sa oleksid huvitatud. Räägi kergel toonil. Nagu sulle meeldiks rääkida lauvärvidest. Nad ei küsi midagi. Kuhu sul minna on? Sa ei saa talle vastu. Ära mitte mõtlegi. Ta võtab lapse endale. Ta tunneb inimesi. See ei ole lihtsalt ähvardus. Ta teeb selle teoks. Mäletad, kui ta ütles, et ta on nii vihane, et tahaks sul näo sodiks lüüa ja sa mõtlesid, et ta lihtsalt ähvardab. Ja ta ei ähvardanud. Ta tegi selle teoks. Mine lihtsalt trepist üles, sul on vaja seda raha, sul on vaja seda tööd, mine sisse. Ma loodan, et kõik on koosolekul, et ma ei näe mitte kedagi. Naerata, ära vaata silma. Marju on oma laua taga. Las ta läheb mööda. Ta vaatab mulle otsa. Ta ei ütle midagi. Võib-olla nad ei märka mu kohalolu. Ma olen hall, nagu see sein mu laua taga. Ma olen täiuslikult sulandunud taustaga. Millal keegi viimati üldse minu poole pöördus? Ma ei mäleta. Kas ma olen üldse siin? Marju läheb mööda, tuleb tagasi. Ta vaatab mulle otsa. Ma tõstan pea. Ilus lauvärv, ütleb ta. L'Oreal. Sest ta oled seda väärt. Ma püüan naeratada. See oli nali. Marju tegi nalja. Sest ma olen seda väärt. Just. Ma olen väärt seda sinist silma. Ma ei ole midagi rohkemat väärt. Kuhu mul minna on? Ma ei jaksa enam. Kui Marju nüüd midagi küsib, siis ma räägin.
kui ta küsib, kuidas sul läheb, siis ma ütlen, et ei lähe hästi, et ma tahaksin surra, et ma ei näe mingit väljapääsu. Marju läheb tagasi oma laua äärde, ta näeb mind siit. Ma ei hakka ise rääkima, see ei ole võimalik, mul ei ole häält, ma ei mäleta enam ühtegi sõna. Ma ei saa hingata. Kuidas see käemärk oligi? See, mida Facebook mulle pakkus. Kui sa ei saa rääkida vägivallast, siis sõsta käsi põial peopessa ja vajuta ükshaaval kõik sõrmed rusikaks kokku. Ma ei saa hingata. Ma tõstan käe. Marju tõstab pilgu. Kui ta nüüd midagi küsib, siis ma räägin. Ma räägiksin kõik. Ta ei küsi midagi. Mu käsi on totakalt üleval. Marju vaatab endiselt küsivalt minu poole. Ma vajutan pöidla peopessa ja sulun sõrmed ükshaaval rusikasse. See on see märk. Mul ei ole sõnu. Ma ei saa hingata. Marju vaatab naerdes minu poole ja küsib, noh, mis UFO tervituse sa oled selgeks õppinud? Ja kordab mu käemärki. Ma ei saa aru. Kas ka tema? Kuidas ta teeb nalja? We come in peace, ütleb Marju lõbusalt, pöial peopesas, rusikas püsti. Ma ei ütle enam midagi. Mul ei ole häält. Mul ei ole sõnu. Mind ei ole enam. Ma ei ütle enam kunagi midagi. Mina olengi see hall sein, mida te igal hommikul tööle tulles näete. Kuulasime päriselu kogemust lähisuhte vägivallast. Päris valus oli. Eks see aitab meid natukene mõista, mida need inimesed iga päev oma igapäevaelus tunnevad. See on valus ja keeruline teema. Sellest palju ei räägita. Mul on hea meel, et viimastel aastatel ka Eestis räägitakse natukene rohkem. Seda peetakse lähisuhte vägivalla ohvri ja tema pere probleemiks enamasti. Tegelikult see mõju on palju laiem, see mõjutab kogu ühiskonda, see mõjutab ettevõtteid, see mõjutab tööandjat, see mõjutab kollektiive. Et kui mõelda seda igapäevast stressi, ärevust, mõelda sellele, kuidas nende töövõime langeb, kuidas haiguspäevad pikenevad, siis on need ainult mõned näited, kuidas see mõjutab kollektiive, organisatsioone ja tööandjaid. Ja see on ka see, miks pärast me sellel teemal täna siin ka nagu räägime, et tõsta seda teadlikkust, murda stigmasid ja leida siis lahendusi, et kuidas tööandjad saaksid märgata ja aidata kaasa toetava töökeskkonna loomisele. Meiega täna siin on oma valdkonna eksperdid, spetsialistid ja ka tööandjad, et koos siis selline avatud arutelu. Ja mul on hea meel tervitada Jako Sallat, kellel on märkimisväärne kogemus selles vallas. Et räägi mõne sõnaga endast ja milline see sinu seotus selle teemaga on? No, vägivalla teema on mul hästi korda läinud, et ma arvan, et enamuse oma tööelust ma ühte või teist pidi olen vägivalla teemadega tegelenud. Kunagi kirjutasin analüüse, uurisin Eesti tapmisi, ohvri uuringuid viisin läbi, siis aitasin prokuratuuris siis seada neid prioriteete, mis siis puudutavad just lastevastast vägivalda, aga ka paarisuhte vägivalda, et kuidas siis oleks hea viis ühelt poolt neid kannatanuid, kes pöörduvad politseisse, et nende jaoks menetlus ja see, mida nad kogevad nii politseis kui kohtus, oleks võimalikult inimlik ja toetav, et kuidas siis sellist süsteemi arendada. Peale seda oli mul võimalus juhtida ohvriabi mõned aastad ja tänaseks siis olen kriminaalhoolduse direktor vanglateenistuses, kus me samamoodi nii vägivalla ohvritega, pealtnägijatega kui ka siis nende toimepanijatega igapäevaselt töötame. Nii et minu jaoks on selline hästi-hästi oluline teema ja ma usun, et
et vägivalda on võimalik nii ennetada, lõpetada, peatada, et aga ühelt poolt see on nagu hästi lihtne, et ju jätta üks vägivalla tegu toime panemata. Aga teiselt poolt, nagu me siit loost ka kuulsime äsja, et kuigi selle loo ajal ju vahetult enne ei olnud ühtegi otsest vägivalla ohtu sellele naisele, kes seal rääkis, aga see vägivald oli kogu aeg kohal ja oli aru saada, et see on kogu aeg tema jaoks kohal ja see on ka selle lapse jaoks kohal, keda ta siis hommikul lasteaeda viis. Ja ma arvan, et see on ka üks selliseid olulisi erinevusi vägivalla puhul igasugu muudest traumadest, mida inimene võib elu jooksul kogeda, on see pidev kohalolu ja teinekord see kohalolu või see kohalolu algus on kusagil lapsepõlves ja võib-olla inimene ei peagi hiljem ühtegi konkreetset vägivallategu kogema või kannatama, aga see ometi tema elu hästi tugevalt mõjutab. Nii et selle tõttu mul on ka väga hea meel, et Swedbank ja Telia siin akadeemias selle teema käsitleda on võtnud. Jaak aitab meil ka selle teema sissevaate teha ja räägib, et mis see lähisuhte vägivald on ja mida me peaksime selle kohta nagu teadma. Läva sinu. Nii et 10, 15, 20 minutit siis peatume sellel, et mõista 5-6 olulist aspekti lähisuhte vägivalla puhul, mida ma usun, et iga inimene võiks teada ja kuigi võib-olla varasemalt on mõtestatud lähisuhte vägivalda enne kõike läbi sellise füüsilise vägivalla ja võib-olla ka seksuaalse vägivalla, siis tegelikult uuringud näitavad, et Eesti inimesed ka seda majanduslikku vägivalda ja vaimset vägivalda on üha paremini hakanud ära tundma. Ja siin slaidil ka sellel oranžil taustal, kui te loete neid erinevaid teguviise, mida on siis võimalik vägivallana ellu viia, et mida kõrgemal kohal on siis mingi vägivaldne tegu, seda enam siis Eesti inimesed seda ka vägivallaks peavad. Ja tõesti siin äsjastest uuringutest on välja tulnud, et majandusliku ja vaimse vägivalla puhul ka see äratundmine, et näiteks see, et ma võtan oma partneri nimel pangast laenu või et ma siis keelan tal sõpradega suhtlemist, et inimeste hoiakud selle osas, et me ka seda ikkagi peaksime vägivallaks pidama, on oluliselt kasvanud. Teine aspekt ka, mis siit oleks oluline öelda, on see, et lähisuhte vägivalla all me ei räägi ainult partnerite vahelistest vägivallast, vaid me räägime ka vägivallast, mida siis pannakse toime oma vanemate vastu, oma endiste elukaaslaste vastu, oma laste vastu, ehk et laiemalt nende inimeste osas, kes siis on ühte leibkonda, kas siis praegu kuulumas või varem kuulumas, et mõnikord seda ka unustatakse ära. Aga tõesti see pilt on ju hästi kirju. Mida veel võiks siis igaüks vägivalla kohta teada, et Eestis vägivalla kasutamine lähisuhetes, mina julgen öelda, on väga-väga levinud. Et palju levinum, kui me seda arvame, et hiljuti mõne aasta eest ka Euroopa Põhiõiguste Amet viis läbi sellise üle-euroopalise küsitluse, mille tulemustest ka selgus tegelikult, et nende Euroopa riikide seas, kes siis selles uuringus osalesid, ei olnud ühtegi riiki, kus oleks inimesi nii palju nagu Eestis, kes on oma elu jooksul vägivalda kogenud ja ka selle osas, et kui palju on siis vägivalda kogetud viimase aasta jooksul, meie näitaja oli tipus. Mida see tähendab, et viimase aasta jooksul iga 10 inimene või 10% inimestest on vägivalda kogenud, sisuliselt see tähendab ju circa 100 000 inimest. Iga päeva kohta see tähendab ka kindlasti, kui mitte tuhandeid, siis 100 inimesi, kes lisaks sellele, mida ma enne mainisin, et see vägivald on kogu aeg kohal, et ka tegelikult otseselt nende tegude all kannatavad. Ja see number on ikkagi väga-väga suur.
ja mida nendes uuringutes ju ei arvestata, et kui tehakse selliseid küsitlusuuringuid, siis neid tehakse enamasti täisealiste inimeste seas, kellest enamik on veel tööealised, et sealt on väljas enamasti alaealised, sealt on väljas ka selline kõige eakam elanikkond ehk et ja nende puhul me teame ka, et see vägivalla kogemine ei ole sugugi harv. Nii et kui lapsed meil enamasti puutuvad kokku kasvatusvägivallaga ja kogevad siis kõrvalt seda vanemate vahelist vägivalda, mille mõjud on ka väga rängad, siis täiskasvanud naised enamasti puutuvadki Eestis kokku paarisuhtevägivallaga ja noored mehed siis sellise vägivallaga, mis siis ei puuduta intiimsuhteid, et on enamasti kas siis tuttavate või võõraste poolt toime pandud. Ja mis on selle teine pool, on see, et jah, kuigi me võime nagu teada statistika ja numbrite pinnalt, et vägivald on väga palju kodudes, siis me tegelikult ikkagi ei teadvusta seda. Et kui mina sellele mõtlen, siis mulle tundub, et see on midagi, mis võiks meis tekitada tegelikult sellise kõheda tunde, et meie nagu siin looski, eks ju, et on nii palju inimesi, kes tunnevad ennast sellise halli seinana teiste inimeste taustal, kes tegelikult ju on seal hallil seinal, sest et kõrvalseisjatena me ei oska seda märgata või me ei julge seda märgata, me ei julge seda teemat kõneks võtta. Mulle tundub, et võib-olla mõnikord me oleme nagu liiga kuidagi viisakad, et see, kui ongi see kolleeg seal kas selle siniste käsivartega või on need vägivallamärgid mingil muul viisil, et siis me vaatame sellest mööda nagu kolleegi kõhukorinast kontoris, et me märkame seda, aga me ignoreerime seda nii-öelda kollektiivselt. Ja teine pool on muidugi ka see, et ka vägivalla ohvrid ise ja need ka toimepanijad, eks, et nad enamasti ka kas ei julge seda avalikuks teha või ei näe põhjust seda avalikuks teha. Miks ma ütlen, et ei näe põhjust avalikuks teha, et selle vägivalla tavaliseks olemine natuke tähendab ka seda, et seda ei peeta millekski eriliseks, sellele ei anta vägivalla nime, et see on lihtsalt elu. Nii et võib-olla need kaks sellist poolt aitavad sellele kaasa, et me seda vägivalda ikkagi ei teadvusta. Teine aspekt, mis on vägivalla puhul hästi oluline mõista ja ennekõike perevägivalla puhul, on see vägivalla edasikandumine põlvest põlve. Et ma olen siia pannud 2 pilti, et parempoolne siis on Netflixist, kus jõulude ajal, aastavahetuse ajal, ma saan aru, et Eesti vaatajate hulgas kõige vaadatum film oli siis, et see lõpeb meiega, It Ends With Us, mis siis on ka film lähisuhte vägivallast ja sellest, kuidas siis üks naine oma lapsega püüab ja tuleb vägivallasse suhtest välja. Ja teine film on siis Jupiterist, mis on praegu kättesaadav. See oli siis eelmise aasta või üle-eelmise aasta üks parimaid Itaalia filme, ja mis siis illustreerib hästi seda vägivalla tavaliseks olemist, selle nagu mitte märkamist ja selle sees loomulikuna elamist, et soovitan mõlemat filmi kindlasti kõigil vaadata, kes siia teemasse tahavad süüvida. Aga mis puudutab veel seda põlvest põlve kandmist, siis ma arvan, see lähebki kokku hästi ka selle vägivalla hästi normaalseks pidamisega, et kui seda vägivalda ja lähisuhte vägivalda enamasti kogetakse kodus, kui sa lapsena kasvad sellises kodus üles, kus vägivalda kogetakse, sul ei ole ühtegi alternatiivset sellist, ma ei tea, ei kooli, ei töökohta, seda, mis siis dubleeriks või annaks sulle teist kogemust. Ja seetõttu on ka teada, et tegelikult, mis on kõige suurem ennustaja nii sellele, et lapsed siis kas vägivallatsejana või vägivalla ohvrina oma tulevastes suhetes elu kogevad, ongi nende seesama varasem vägivalla kogemus ja see annab ka nagu selgituse sellele, et miks on vägivalda lõpetada ja sellesse sekkuda hästi oluline, et me ei päästa, ei abista ainult seda inimest,
kes on meie kolleeg või meie kõrval täna, vaid et me tegelikult aitame ennetada ka asju, mis juhtuvad 10, 20, 30 aasta pärast. Kolmas aspekt, et vägivald on kontrollivahend, et ma olen märganud, et seda kontrollivahendit mõnikord mõistetakse hästi kitsalt, kujutatakse ette sellist väga kurja, õelat, manipuleerivat inimest, kes siis hoiab oma pereliikmeid, oma lähedasi sellise raudse rusikana otsese kontrolli all. Jah, sellist vägivalda ka väga paljud kogevad, aga ta kontrollivahendina, sellest on kasulik võib-olla mõelda ka niimoodi, et sageli ka need vägivalla toimepanijad, nad ei tule enda reguleerimisega, oma tunnetega toime, oma elu korraldamisega toime ja selle jaoks siis, et kuidagi selle oma nõrkuse ja puudustega toime tulla, siis nad asuvad kontrollima teisi inimesi ja teiste inimeste elu, et võib-olla seda on ka paljud ise oma eludes võib-olla oluliselt sellisel leebemal ja vähem kahjulikul viisil kogenud, et kui meil endal on paha olla, siis mõnikord me näeme neid vigu ja probleeme teistes. Ja paraku siis vägivalla kontekstis need on ka need hetked, kus vägivald ilmneb rohkem ja ma arvan, et see on ka see põhjus, miks on nii oluline, et koolides aidatakse ja kaasa sellele, et inimeste eneseregulatsiooni oskused paranevad, sotsiaalsed oskused paranevad, lisaks siis nendele akadeemiliste oskustele, et ka see on midagi, kus me otseselt ei räägi vägivallast, aga mis ometi aitab hiljem vägivalda ennetada. Neljas aspekt, siin on 2 poolt. Üks on siis see, et ka üks on lause, millesse ma hästi usun, et vägivaldsest suhtest väljumine on raske, aga see on võimalik. Ühelt poolt jälle võib mõelda, et mis ta siis ära ei ole, et on ju võimalik leida endale teine elukoht, on võimalik politseisse pöörduda, on võimalik teiste inimeste abi kasutada, aga paraku me oleme inimestena sotsiaalsed olendid ja meil on vaja praktiliselt toime tulla, ehk et siin nii majanduslikud aspektid, enesehinnang, teiste inimeste arvamus, kujutlus sellest, mida teised meist arvavad, hästi mõjutavad seda, et kas üks inimene siis vägivaldsest suhtest väljub või mitte ja teinekord on ju ka see suhe selline, suhted ei ole ja sageli lihtsalt ainult ühedimensioonilised, et seal ongi samaaegselt võib-olla nii selline sügav kiindumus ja armastus kui ka teiselt poolt see raskus vägivallast, et aga jah, teine pool, et see on võimalik ja et see on tegelikult ikkagi kasulik nii inimesele endale, tema eluea mõttes, tema tervise mõttes, tema elukvaliteedi mõttes, et ma arvan, see on see sõnum, mida me peaksime nii kolleegide, tööandjatena, sõpradena inimestele andma. Miks ma olen siia lisanud selle, et see on võimalik paljude jaoks, see ongi see, et on olemas meie hulgas hulk inimesi, kes on haavatavas olukorras, olgu nad lapsed, olgu nad eakad, nende jaoks see ei ole nii lihtsalt võimalik, kui see on elujõus täiskasvanu jaoks, et ja selle tõttu on ka need haavatavad sihtrühmad rohkem kaitstud. Teine aspekt siin kõrval on ka see, et vägivallast loobumine on võimalik. Ja ka see on raske. Olen juurde siia lisanud, et kui mitte sel kümnendil, siis järgimisel, et kui me mõtleme jälle kooli ja haridusasutuste näitele, et mida mulle meeldib tuua selle näitena, et vägivallast loobumine on võimalik, et kui mõelda siit 30-40 aastat tagasi, siis kasvatusliku vägivalla kasutamine ju Eesti koolides ja paljudes teistes riikides siin regioonis oli hästi tavaline. Aga see muutus, mis toimus haridussüsteemis, minu meelest see on üks suuremaid selliseid edulugusid, et kuidas need samad inimesed, kes koolides õpetajatena on töötanud, nemad õppisid kuidagi selle loobumise ära.
ja teiselt poolt, kui kindlasti paljudel inimestel on ka kogemust kasvatusliku vägivallaga oma vanemate poolt, kui nad on lapsed, eks ju, ja nad on siis täiskasvanuks saanud ja vaatavad siis neid samu oma vanemaid suhtlemas enda lastega, oma lastelastega, siis seal on juba hoopis teised suhtedünaamikad ja see kasvatusvägivald kuskile on paljudel juhtudel kadunud. Aga ka Eestis on selle tõttu meil on ju nii vägivallast loobujatele tugiteenuseid, meil on tugigruppe, meil on sotsiaalprogramme, et see loobumine on võimalik, aga see tee on hästi pikk ja minu soovitus alati kannatanutele on mitte jääda seda ootama. Et see risk on liiga kõrge, aga teistpidi inimese suhtes mitte lootust kaotada on ka õige. Ja viimane aspekt vägivalla teadlikkuse osas, et nagu ma juba ütlesin, et see, mida me oskame vägivallaks pidada, et siin on sellised suured positiivsed muutused toimunud viimase 10-15 aastaga. Et näeme uuringutest ka seda, et vägivalla mõjude pisendamist ja ohvrite süüdistamist on oluliselt vähem. Inimesed vähemalt ütlevad, et nad julgevad sekkuda rohkem. Aga jah, teiselt poolt, kui me vaatame jätkuvalt seda, mida uuringud näitavad, et kui palju ikkagi reaalselt inimesed kogevad vägivalda, siis me neid teadmisi, mis meil on ja neid hoiakuid, mis meil on, et kuidagi veel ei oska oma käitumisse panna. Ja see on koht, ma arvan, et kus on palju õppida traumat arvestavast praktikast, et nii organisatsioonides sees kui ka tegelikult lihtsalt olles hea sõber, olles hea kolleeg, et traumat arvestava praktika põhimõtted aitavad siin kindlasti kaasa ja selline e-kursus on ka Sotsiaalkindlustusameti poolt kõigile kättesaadavaks tehtud. Nii et siin ma oma osaga praegu lõpetaks. Kas sul on küsimusi mulle? Väga head faktid, mida nagu teadma peaks, eks ja. Kas see üldse on Eestis probleem või kui tõsine see probleem on Eestis? Lähisuhte vägivald. Jah, ma ühelt poolt tahaks tuua positiivset pilti, et kui me vaatame näiteks vägivallast tingitud surmasid, siis need on Eestis viimase 30 aastaga tohutult langenud ja nende seas ka enamik või suur osa on ikkagi lähisuhte vägivallaga seotud surmad. Neid on jätkuvalt liiga palju. Neid on meie rahvaarvu kohta rohkem kui paljudes teistes riikides, ehk et mingine paranemine justkui on. Aga kui me ikkagi oleme sellises olukorras, et meil on 10% täisealisest rahvastikust kogeb vägivalda vähemalt korra aastas ja kui me mõtleme, et nende vastajate seas ei pruugi olla neid inimesi, kes kannatavad kõige rängema vägivalla all, kellel ei ole ligipääsu e-mailile, kuhu tulevad võib-olla uuringukutsed, kellel ei ole ligipääsu sellele, et oma telefonile, võõrastele numbritele vastamisele, et siis ma pigem arvan, et ka see number on alaesindatud täna ja nagu ütlesin enne ka, et ta ei peegelda tegelikult ka seda vägivalla osa, mida kogevad lapsed ja eakad, nii et ma arvan, et see on väga-väga suur probleem Eestis ja me vaatame, nagu sellest klipist kõlas, ja nagu ka võib-olla siit varasemast kõlas, et me vaatame sellest ikkagi enamasti mööda. Mis sa arvad, miks me vaatame mööda? Ma arvan, et see probleem võib-olla ongi selles, et me ei oska neid teadmisi ja hoiakuid, mis meil on nagu päris head, et kuidagi praktikasse panna ja see on ikkagi ebamugav ja võib-olla meil ei ole ka neid sõnu, kuidas sellest rääkida. Et me ei ole ju harjunud vägivallast rääkima, et kui ka mõelda nende kümnete tuhandete inimeste peale, kes on oma lapsepõlves kogenud näiteks oma kodudes kas vanemate vahelist vägivalda või ka otsest kasvatusvägivalda. Ma arvan, et valdav enamik nendest inimestest ei ole sellest oma vanematega rääkinud. Et täna võib-olla natuke rohkem kellegile heale sõbrale räägitakse, keegi teraapias seal räägib sellest, mõistab selle mõju endale, aga ma arvan, meil ei ole neid sõnu. Arvan ka, et see on nagu selline ebamugavus ja ei taheta sekkuda,
et see on, ma arvan, et mõeldakse, see on nagu isiklik asi, et kuidas ma sellesse nagu nüüd nagu sekkun. Teiselt poolt on see, et ma siin olen ka lugenud, et ohvrid, kes nagu teada annavad nendest tegudest, et ka see on langustrendis. Miks ohvrid ei otsi abi? Jah, see langustrend väljendab seda, et kui paljud inimesed pöörduvad politseisse, seda peamiselt. Et jällegi teiselt poolt positiivse külje pealt vaadates, et minu uskumuse teadmine on see, et enamik inimesi tegelikult vägivaldsetest suhetest väljuvad iseseisvalt. Nad väljuvad sealt toetudes oma lähedastele, oma sõpradele ja suudavad selle ära teha ise. Nii et see võib olla nagu üks positiivne vaade sellele. Aga teine pool on ka see, et võib-olla ei teata ja ei osata nagu seda ette kujutada, et mis siis nende menetlustega kaasneb ja kui võib-olla ka meedias siis lugeda, et kui paljud nendest menetlustest siis ei jõua tulemuseni või kõik, mis selle menetlemisega kaasas käib, milline nagu tähelepanu ja milline ikkagi sinna inimese ellu sisse tulemine võõraste inimeste poolt, et seda võib-olla võib-olla ei taheta. Aga jah, teiselt poolt ma usun ka, et mõju on ka sellel olnud, et ühelt poolt me räägime vägivallast rohkem kui 10 aastat tagasi, aga me ikkagi ei räägi sellest nagu piisavalt. Ja inimeste kindlasti selline ka praktiline toimetulek on see, mis takistab nii sellest vägivaldsest suhtest välja tulemist, kui ka seda, et kui ma nüüd annan oma elu siis sinna politsei ja prokuratuuri kätte, kes siis võib-olla selle teise poole vahistavad, viivad ära, et kuidas ma toime tulen, et kes last kooli viib, kes arved maksab, et ta selles vaates on ikkagi nagu kompleksne probleem, et ta ei ole nagu selline ühe nupule vajutusega lahendatav asi. Aga mina soovitaks ka alati ikkagi alustada selle probleemi lahendamist nendest inimestest, keda sa usaldad, kes saavad sinuga kaasa mõelda, kes pakuvad sulle tuge, et see väljumine kindlasti ei toimu ainult läbi menetluse ja politsei. Sa mainisid siin, et sa näed, et tegelikult on see Eestis suhteliselt laiaulatuslik ja kui siin hästi mustadeks toonidesse vaadata ja sa rääkisid, et 10% elanikest statistika andmetel, mis võiks tegelikult suurem olla, siis me räägime, et viimase aasta jooksul üle 130 000 inimese on kogenud vägivalda. Kuidas me nendeni jõuaksime, nende abivajajateni? Jah, ma arvan, võib-olla see algab natuke sealt, et väga paljud nendest inimestest ei mõtle ise oma elust niimoodi, et ma kogen vägivalda või et see on vägivald, mida ma kogen või et see elu võiks olla midagi muud või ta võiks olla teistmoodi. Et see on see põhjus, miks selline teadlikkuse tõstmine ja harimine aitab kindlasti kaasa sellele, et ka inimesed ise vägivalda oma elus ära tunneksid ja mõistaksid selle mõju, aga kõrvalseisjatena või tööandjatena ja kolleegidena, et ma arvan, et see võiks alati ikkagi sellest julgusest küsida ja sellest, et me õpime võib-olla vägivallast rääkima ka läbi selle, et kuidas meie oma grupis, kui selline olukord peaks olema, saame toetada või et kas meil tegelikult on selline psühholoogiliselt turvaline töökeskkond, et inimesed julgevad üleüldse kellelegi rääkida ja anda ka inimesele kindlustunnet, et kui ma nüüd räägin, et mulle ikka jääb autonoomia selle osas, mis edasi saab. Et kui me võtame näiteks selle, et keegi kohe helistab politseisse või keegi annab omavalitsusele teada juhtumist, et siis see kindlasti hirmutab inimesi. Aga jah, kui see diskussioon võiks alata sealt, et mida meie siin oma kollektiivis saame teha selle jaoks, et see oleks turvaline, et kui selline asi juhtub ja millised need eeltingimused peaks olema, siis me õpime ka sellest vägivallast rääkima, mida me peaaegu kunagi ju niisama ei tee. Kas ta ongi nagu keeruline?
kui mõeldagi nendeid ohvrid, eks ju, ja kui need ka tulevad ka need abivaja ja tulevadki nagu välja, siis mis on see, mida nad kõige rohkem vajavad? Mis ressurssi kõige rohkem vajavad? No jah, üks on nagu see ressurss, aga ma arvan, esimene ongi ikkagi see, et mul on turvatunne seda teha. Et ma saan ise otsustada, millisel viisil, milliste sammudega, milleks ma olen valmis. Et see on ka põhjus näiteks, miks nii ohvriabis kui naiste tugikeskustes, et kui inimene sinna jõuab, me teame ka, et väga paljud inimesed sealt lähevad tagasi kas sellesse olnud vägivaldsesse suhtesse või järgmistesse vägivaldsesse suhetesse, et seal keegi ei ütle, et kuna sa nüüd tagasi lähed, et ära siis rohkem tule, et see on ainus sinu võimalus, et seal ikkagi antakse seda turvatunnet, et sina saad otsustada, sinu käes on rool, sest et see turvatunne on ju üks asi, mis on nendelt inimestelt ära võetud, ja seda saab teha läbi aktiivse kuulamise, läbi kinnituse, läbi turvatunde pakkumise, et ma arvan, et see on kõige suurem ressurss, sest et ka sellel abivajajal ju on suur tõenäosus, et ta ei ole saanud sellest kunagi kellegagi sellisel viisil rääkida. Ja see on see koht, kus hakkavad tulema uued mõtted, uued vaated sellele situatsioonile, see on see, kus teine inimene saab aidata ära tunda, et see ei ole okei, et sa oma pangakontole ise ligi ei pääse, aga teine inimene käib seal midagi toimetamas või et sind pidevalt kritiseeritakse ja sa tunned ennast väga alavääristatuna, et see on peamine teema, aga kindlasti on ka praktilisi asju ja need praktilised aspektid alates sellest, et kas on võimalik inimese töökorraldust muuta, kas on võimalik teda toetada mingite esemetega, kas on keegi kolleeg, kes ütleb, et kui sul on tõesti kriitiline olukord, sa võid mulle helistada mis tahes kell, sa võid tulla minu juurde. Et see on hästi suur asi, kui keegi saab sellise asja välja käia, et kas inimene seda kasutab või mitte, aga ta loob seda turvatunnet. Nii et muidugi selline praktiline abi ka, et mida on võimalik inimestel pakkuda, olgu see siis materiaalne või ka see, et aidata leida head terapeuti, aidata sellele kaasa, et minna inimesega koos politseisse avaldust tegema, helistada koos lasteabi telefonile, et neid asju on tegelikult mustmiljon, mida saab teha ja ühiselt sellele nagu mõeldes, ma arvan, inimene tunneb seda tuge ja toetust, mis aitab tegelikult teda ennast siis nende sammude tegemisel, et vägivallast välja tulla. Aitäh, Jaako, minu arust on siin päris palju nagu ka mõtteainet ja juba päris praktilisi soovitusi, et üks on see turvaline keskkond, aga minu jaoks ongi just see, et saada see inimene või abivajaja rääkima. Et siis teisi asja on nagu lihtsam juba pakkuda, ma ütlen, et aitäh. Nii, meiega siin liituvad meie paneeliga Hanna-Liisa Uusmaa, kes on lähisuhtevägivalla valdkonna ekspert ja esindab siin meil ka president Kersti Kaljulaidi fondi. Ja samuti liitub meiega Eesa Saks, kes on valmis jagama täna oma lugu. Tere! Tere! Nii, Hanna-Liisa, võib-olla mõne sõnaga räägid, tutvustad iseennast ja räägi, kuidas sa sinna Kersti Kaljulaiu fondi jõudsid. Ja aitäh selle lava eest ja aitäh selle akadeemia episoodi eest, mis pühendub nii olulisele teemale. Minu taust on seotud ohvriabiga Sotsiaalkindlustusametis nagu ka Jakol. Mul oli põnev ja väljakutsete rohke ja inimesena eriline võimalus kasvada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla teenust eest vedades ohvriabis siis 6 aastat. Mida tähendab kõrge riskiga lähisuhtevägivald? Need on need juhtumid, see on see vägivald, mis toimub Eesti kodudes, Eesti lähisuhetes, mille tulemusel on inimeste elud ohus või on vähemalt risk,
et need juhtumid võivad siis päädida kõige hullemalt, võib aset leida tapmine või suitsiid või siis on juba inimesel eluohtlikud või rasked tervisekahjustused või siis on risk, et need võivad tekkida. Väga keeruline teema ja olles olnud siis 6 aastat selle teekonna juures seda eest vedamas, siis ma tean, et ka sellist vägivalda on Eestis väga palju, rääkimata sellest kõigest muust tumedast, mis lähisuhetega kaasas käib. Ja ma tean, et see mingitki tüüpi vägivald ei ole seotud ainult ühe ühiskonnakihiga, et sealt leiab nii toimepanijaid kui ohvreid keeruliste sotsiaalse taustaga inimeste hulgast tippjuhtideni, arvamusliidriteni välja, et see puudutab meid kõiki. Kas siis olles ise nendes tumedates suhetes, olles kogenud lapsepõlves, tundes kedagi, kes on raskes olukorras, töötades kellegagi kõrvu, kes vajab abi ja nii edasi ja nii edasi. Et see on minu kogemus ja selle kogemuse najal ma jõudsin ka siis president Kaljulaidi fondi, et president varjutas ühte marakki, mis tegeles nende juhtumitega ja sai vist muu hulgas ka sealt elamuse, mis kannustas oma fondis nende teemadega edasi minemast. Räägi võib-olla sellest fondist natuke nagu lähemalt, et mis see on ja millega ta tegeleb, et võib-olla paljud äkki ei ole veel kuulnud. Jah, tõesti nii on, et päris paljud ei ole sellest fondist kuulnud. President Kersti Kaljulaid jätkas enda jaoks oluliste teemadega enda nimelises fondis peale seda, kui lõppes vabariigi presidendiks olemise aeg. Ja üks nendest südameteemadest on siis see lähisuhtevägivald, et see oli ühelt poolt presidendiks olemise ajal selline tähtteema ja võib-olla ta oli ka üks nendest esimestest julgetest, kindlasti mitte ainus, aga üks nendest, kes selle teema avalikult pilti tõi ka oma vabariigi aastapäeva kõnes. Ja täna me siis tegelikult juba väikeses kollektiivis või juba suuremas kollektiivis president Kaljulaidi fondis lähisuhtevägivalla teemadega tegeleme. Ja kuna see on niivõrd suur probleem Eesti ühiskonnas, et arvame, et see on üks nendest probleemidest, mis teeb Eesti inimesed kõige rohkem katki ja ka Eesti ühiskonda katki. Et sellel on väga-väga suur jalajälg nendele individuaalsetele suhetele ja tegelikult ühiskonnale laiemalt. Kõik see, mida see tähendab meie sotsiaalsüsteemi jaoks, meie tervishoiu jaoks, tegelikult meie riigieelarve vaates ja nii edasi. Et see on märkimisväärne ja me oleme sellest hästi vähe rääkinud ja liiga vähe on neid osapooli, kes sellel teemal veel kaasa räägivad, et me oleme võtnud enda rolliks selle, et kutsuda neid uusi osapooli nendel teemadel kaasa rääkima, neid, kes seni pole rääkinud, et riik on ühelt poolt hästi palju juba teinud, aga selleks, et seda vägivallakultuuri muuta, millest Jakogi rääkis, et see on niivõrd normaliseeritud, et siis peab ikkagi seda vastutust laiemalt võtma, et seda enam, et see meid kõiki mõjutab. Ja me oleme leidnud enda jaoks siis selle tööandja suuna. Eestis on erakordselt kõrge tööhõive, 700 000 inimest käib tööl, 600 000 erasektoris, ehk siis tohutu potentsiaal ja vastutus erasektori näol, midagi ära teha, õppida, osata märkama, saada neid teadmisi, kuidas tähelepanu nagu osutada. Ja ma arvan, et alati ei peagi saama esimesena neid ohvreid rääkima, et me paneme väga suure vastutuse sellele niivõrd traumeeritud inimesele. Et tegelikult me peame ise hakkama oskama märkama ja küsima, et üldse pole lihtne küsida ka. Et seda peame õppima. Olen nõus. Millest tööandja peaks sinust alustama? Ma arvan, et see on selline laiem inimeseks olemise vastutus, et igaüks tegelikult peaks oskama ja julgema küsida, kuidas sul läheb. Ja seesama turvaline ruum, mida tööandjad saavad siis nii-öelda süsteemselt hakata arendama, et selleks meie oleme detsembrikuus avanud koos tööandjatega loodud nii-öelda kompetentsikeskuse vägivallavabaks, ehk siis seal on siis terve suur hulk eksperte, kes toetavad tegelikult tööandjat, kuidas neid oskusi siis või millised on need oskused, kuidas küsida, kuidas rääkida. Me anname tööriistakasti
et ma arvan, et ühelt poolt võiks iga inimene juleta küsida, aga kindlasti on siin mingisugused abivahendid, mis nii-öelda häälestavad ja teevad selle teekonna lihtsamaks. Aga jah, see turvalise ruumi tekitamine, millest rääkis ka Jako, et me julgeksime rääkida, julgeksime küsida ja siis mõelda juba edasi, kui see teadmine on olemas, millised on need hästi nii-öelda siis sisukamad tööandjapoolsed võimalused, olgu selleks siis tõesti, ma ei tea, võimalus pakkuda, ma ei tea, lähimaks 5 kuuks seda turvatunnet veel lisaks, et hoolimata sellest koormusest ja vähenenud võimekusest keskenduda oma tööle, sind ei vallandata, sest sa oled ausalt jaganud ja sind toetatakse selles protsessis. Ma arvan, me ei jõuaks väga kaugele, kui kõik need 41% Eesti naistest, kes on kogenud, vallandatakse või kõik need toimepanijad vallandatakse, et siin peab ikka leidma mingisugused teised nurgad, kuidas selle teemaga edasi minna. Siis on jah kurb, siis mõtleme, kes siis nagu üldse tööle jääb. Et nagu, kui sa siin nagu võtad neid suhtearvusid, eks ju. Proovida kuidagi, vist hiljutisest kohtumisest võtsin ka kaasa neid inimesi, kes on võib-olla kodukontori kaudu eriti isoleeritud vägivaldsetesse kodudesse, proovida neid kutsuda nii-öelda seltskonda tagasi kontorisse, ehk siis hästi lihtne on seal nii-öelda isoleerituna tekkima see tunne, et see ongi ainuvõimalik normaalne olemine, kogu maailm ongi selline, aga tegelikult ei ole, et siis selliseid hästi praktilisi tegevusi, kõikvõimalikud paralleelsed pangakontod, kuhu laekuvad palgad, ma ei tea, lisatasud. Ma tean, et on Eesti tööandjaid, kes seda täna juba on ka proovinud, on ka neid, kes on leidnud võimaluse paigutada inimesi teisele elamispinnale ajutiselt. Et mustmiljon võimalust seda abi pakkuda, aga kõige selline baas olulisem on ikkagi jah, see turvaline ruum, et inimesed julgeksid jagada, julgeksid küsida ja vahel sellest juba piisabki. Ma saangi aru, et esimene asi on see turvaline ruum ja tegelikult sellel teemal rääkida, et seda teadlikkust tõsta ka oma nagu töötajaskonnas. Ja ma sain aru, et kui mõni tööandja mõtleb, et see on tõesti oluline teema, siis ta võib ka pöörduda selle fondi poole ja saab sealt abi või praktilisi nõuandeid. Ja tõsi see nii on, et vägivallavabaks.ee on see veebilehekülg, mis viib meie algatuse koduleheküljele ja meil on täna juba üle 10 ägeda ja eesrindliku ja julge Eesti ettevõtte, kes on selle algatusega liitunud nii nii-öelda majakas liikmena kui ka tavaliikmena, et on neid, kes pühenduvad järgmisel 3 aastal täiesti nii-öelda rätseplahenduses sellele teemale, et saaks paremini ja teisi, kes alles nii-öelda testivad, proovivad, et siis hiljem süviti edasi minna. Ja see tööandjate seltskond on tõesti muljetavaldav, et meil on nende hulgas juba Eesti suurimaid tööandjaid, et kellega me seda teekonda esimest korda maailma ajaloos Eestis alustame, et see on hästi põnev hetk. Ja päris mitmetes Eesti ettevõtetes, näiteks on ka Enefit, Betson Group, Sol on siis juba seda teekonda ka alustatud. Ja mis see suur teadmine ja võib-olla isegi natukene üllatav teadmine on ka see, et nendest juhtumitest, sellest päris elust ja selle tumedast pahupoolest hakatakse kohe rääkima, et inimesed on oodanud seda hetke, et saaks rääkida. Seda on nüüd küll väga hea kuulda ja ma arvangi, nagu sa ütlesid, hõivatus on väga suur ja meie ühiskond on hästi palju meie ettevõtete nägu, et mida rohkem ettevõtteid me siia saame sellel teemal rääkima ja seda turvalisust looma, siis ma arvan, et kindlasti muutub ka meie maailm siin ilusamaks, eks ju. Elsa, räägi sina oma lugu, see, mis Annaliisa ütles, see tumedama poole lugu, et kõigepealt aitäh, et sa oled seda valmis jagama siin meiega. Jah, vaatame, kas välja ka. Ikka tuleb. Väga häid mõtteid oli siin.
nii hea informatsioon, ma nii tänulik selle eest. Ja mina olen kogenud siis emotsionaalset vägivalda nii lapsepõlves kui paari suhtes, seda nimetatakse siis ka vaimseks vägivallaks, aga mulle meeldib öelda emotsionaalne, sest see kuidagi kõnetab mind tugevamini. Ja mu lugu hakkas siis sellega, et ma tegelikult kasvasin alguses üles lastekodus, 3 lastekodus ja 8-aastaselt ma siis sain esmakordselt perre. Aga selleks hetkeks ma olin päris katki sisemiselt. Ma olin väga haavunud, ma tundsin ennast väga üksi. Mõtlesin, et miks keegi mind üldse ei taha või miks ma üldse siin olen ja nii edasi. Et siis haavatavas kohas olin, mulle meeldis ka väga uksi paugutada. Ja siis, mis ma siin veel tegin, mul on mõned märkmed, et mu pea läheb vahepeal tühjaks, ka mingi traumaga seotud võib-olla mingi tegevus. Aga jah, ja loopisin asju. Et see oli kuidagi selline tavaline käitumine ja vahepeal siis tõstsin ikka häält ka. Muidu ma olin selline armas ja rõõmsameelne ja selline väike tüdruk. Aga ma vajasin väga lähedust ja ma ei mäleta mingit kogemust sellest, et see oleks see, mida ma sain. Et füüsilisest lähedusest ma ei mäleta mitte ühtegi hetke, rääkimata emotsionaalsest. Naersin ka palju, olen jõudnud sinna kohta, kus ma olen aru saanud, et see naermine oli lihtsalt nii-öelda valu peitmine. Ja siis, kui ma siis peres olin, siis ega mul ei olnudki mingid lootusi, ootusi, aga mul läksid, kuidas ma ütlen, mul olukord läks raskemaks, ütleme niimoodi, üpris kiirelt. Ja ma kogesin päris, ütleks lausa igapäevaselt peaaegu, et ma teen midagi valesti, ma ütlen midagi valesti, et kogu aeg oli mingi probleem minuga, ma polnud kunagi piisav, et kogu aeg oli mingi teema. Ja ma juba nii elasin hirmudes, aga need hirmud kuidagi kasvasid väga palju tugevamaks minu sees nii-öelda lastekodust tulles ja siis seal peres need lihtsalt suurenesid. Et mingi ärevus suurenes, ärevussõna ma kasutan nüüd tegelikult viimased aasta aega, esimest korda, pole kunagi varem kasutanud, olen kõiki muid sõnu varem kasutanud. Ja ebakindlus oli suur, et mingi näitena näiteks, et mu ema kritiseeris ja alandas mind üpris palju. See oli siin näed, et sa nagu tavaline igapäevaelu, et minu jaoks täielik norm. Näiteks, ma ei tea, kuidas sa saad loll olla, et see loll sõna käis hästi tihti läbi. Ma ei tea, räägi normaalselt. Miks sa oled selline matsiplika, nii poisilik? Kas sa võiks nagu, ma ei tea, nagu olla tüdruk? Ja mida sa pärid? Kas sul koolis ei õpetatud? Et kui ma küsisin midagi, siis see oli vastus. Ma ei saanud kunagi vastust. Ma sain kogu aeg nagu mingisuguse küsimuse otsa, mis oli nagu terav. Ja ma ei tea, mida sa venid näiteks, et umbes, et sa võiksid nagu kiirem olla või nagu, miks sa nii aeglane oled mingites asjades. Ja üldse, et ma sain hästi palju sõnumeid, et ma ei oska, et ma ei saa hakkama ja nii edasi. Et see kuidagi oli hästi õõnestav, tegi hästi palju haiget. Ja lõpuks need tegelikult olukorda läksid kuidagi selliseks plahvatusohtlikuks, ütleks lausa. Et ma ei tea, selline ehtne näide, mis on lihtsalt selline terve minu lapsepõlve kestnud seal peres, on see, et ma tahan midagi küsida. See võib olla mingi väga lihtne küsimus. Näiteks ma ei tea, kas ma saaksin taskuraha, et koolis meil on see üritus või et ma tahan jäätist osta või mingi hoopis mingit muud laadi küsimus, ma võin sünnipäevale minna. Et ma hakkasin kartma küsimusi esitada. Ja mul oligi nii, et ma võtsin kokku ennast, et küsimust küsida. Ja siis lähen küsima küsimust ja vaikus. Selline tunne, nagu ma olin üksi ruumis. Mitte keegi ei reageeri. Ja siis mul, kui hästi läks, mul oli julgus, et see küsimus uuesti küsida. Uuesti vaikus. Ja no kui väga hästi läks, ma küsisin ka 3. korda, seda juhtus väga harva. Siis tuli, ma ei tea, mis sa pärid, pole sinu asi või midagi muud. Ja siis ma muidugi selle peale ütlesin midagi veel, sest et ma ikka hakkaja ka, ma olin ennast täis natukene. Või no, nagu mul oli elu on nii ebaõiglane, et ma ikkagi nagu püüdsin ennast kaitsta ka natuke selle sees. Ja siis selle peale tuli sõnasõda, et need tülid meie peres oli selline nagu täiesti, kuidas ma ütlen, no ma ei tea, nagu hommikusöök, et neid oli kogu aeg. Et sellised tülisid olukordi tekkis nii palju. Et ma kuidagi lõpuks kõndisingi kodus ringi, ma ei tea, öeldakse munakoortel näiteks, et ma kartsin,
olla, kes ma olen, ma ei julgenud vahepeal rääkida, ei julgenud midagi öelda, et kuidagi hirmud kasvas hästi suureks, ärevus oli suur. Naabrite juurde oli tore minna, sest et naabrid olid armsad. Ja see oli niisugune koht, kus ma ennast koduselt tundsin. Koolis oli ka tore, sest et siis ei olnud ju ema. Aga umbes 14-aastaselt siis olin ma jõudnud kohta, kus kohas mul oli väga palju enesetapumõtteid. Ma ei tahtnud neid mõtteid endale pähe, aga need lihtsalt tulid. Nad olid lihtsalt minuga, nad said osaks minust, ma lihtsalt pidin õppima nendega elama. Et see oli nagu minu nii-öelda norm. Ja need kestsid 15+ aastat. Vahepeal väga harva mingites rasketes olukordades endist külastavad mind. Aga ma olen õppinud sõbraks saama siis, kui ta külastab. Nii et me siis hoiame teineteisel käest kinni ja kõnnime koos. Ja siis see 14-aastaseks oli ma õppinud ka seda, et tead, ma otsustasin, ma ei nuta enam mitte kunagi. Mul aitab, mitte keegi ei tee mulle haiget, et mul sai nii kõrini sellest lihtsalt. Et jah. Aga mul oli õnneks vanaema ja mul oli võrkpall. Et need väga palju aitasid mind, et see võrkpall, see oli selline füüsiline asi, et see aitas kuidagi võib-olla nende emotsioonidega natuke tegeleda või toime tulla. Ma ei teadnud, mis on tunded, ma ei teadnud, mis on emotsioonid. 20-aastaselt mul polnud õrna aimu ka, kui keegi ütleb, et hirm ja see on tunne, hirm on tunne või. Et see kõik oli mulle hästi uus ja võõras maailm. Mis selle võib-olla kõige ehmatamaks minu jaoks on teinud hiljem, on see, et mu ema oli sotsiaaltöötaja sel perioodil, kui mina kasvasin seal peres. Et kuidas selline asi üldse võimalik sai olla. Et ma nagu kardan reaktsioone ja siis, et isa on kas ükskõikne või lihtsalt ema poole peal, nii et ma olin täitsa üksi selles kõiges. Ja nii nagu lastekodus mul oli ju toit olemas ja mul olid riided seljas ja mul oli ka katus olemas, soe kodu ja rahaliselt tulime ka väga hästi toime, aga mida ei olnud, oli turvatunne. Ja ma oleks kõik andnud, et oleks turvatunne. Poogen see hea soe toit väga nagu 3 korda päevas oleks piisanud ka 1 korrast. Jah, et siis kui ma sealt perest ära kolisin, siis ma arvan, et see oli esimene koht, kus mul hakkas vaikselt see tervenemine pihta. Või no nagu ma sain sellest keskkonnast ära, mis mul lihtsalt nii palju haiget tegi. Et siin Jako ennem ütles ka ja tõi välja, et Mari-Liis Lillel ka siin tema lugu tõi ka selle välja, et vägivald on kogu aeg kohal, et see oli nagu see tunne, mida ma ka tegelikult kogu aeg kogesin. Et mul lihtsalt nii palju hirme, et isegi kui ma olin eemal emast, ma ikka kartsin, ma kartsin ühendust võtta, ma kartsin külla minna, ma lihtsalt tahtsin eemal hoida. Ma olin mingi hetk jõudnud kohta, mis kõlab lihtsalt väga julmalt, aga ma tahtsin, et mu ema enam ei oleks, ma tahtsin, et ta sureks ja ma reaalselt, ma vahepeal palusin, et see juhtuks, et lihtsalt see lõppeks. Aga kui ma nüüd kerin nüüd edasi, on ju, praegu ma olen 40-aastane varsti, aga näiteks 34-aastaselt ma siis tegelikult astusin ka ühte paari suhtesse. Ma ei tea, jah, sõbrad on aidanud mul näha, et see on emotsionaalne vägivald, kuhu ma sisse astusin. Aga see teadmine tuli tükk maad hiljem. Kui ma sinna suhtesse astusin, ma ei saanud aru, miks ma sinna astusin, mis siin toimub, miks ma siin üldse olen, miks ma lahku ei lähe, mis toimub, nagu see inimene nagu mingi narkootikum mulle, ma tahtsin uut laksu, nagu see, et kui ma sain selle uue, ma ei tea, selle süsti laksu, siis mul oli, et okei, äkki läheb natuke paremini seekord või äkki midagi mõnusam. See ei olnud kunagi niimoodi. Ja see on siiamaani mulle kuidagi millegipärast segadust tekitav, kui ma keegi küsib, et mis juhtus, siis ma ütlen selle pealt, lihtsalt keeruline rääkida, arusaamatu, lihtsalt tean, et ei olnud hästi, raske oli. Nii et seal ei olnud kindlalt, mina ei ole kogenud füüsilist vägivalda, vähemalt mul ei ole ühtegi mälestust sellest. Et see oli selline kuidagi selline kaval emotsioonidega mängimine, selline mingi tüüpi manipulatsioon, mis lihtsalt puges nii sügavale, et ma arvasin, et ma olen juba nii heas kohas, et ma olen tervenen kuidagi 34-aastaseks, aga ma olin nagu šokis sellest, et see vist päris nii ei olnud. Aitäh, Elsa, nii avatult ja siiralt oma kõige salajase mõtteid nagu jagamast. Et sa natuke rääkisid, kuidas lapsepõlves kogetu mõjutas paarisuhet. Kuidas ta on mõjutanud näiteks su tööelu?
jah, ma läksin tööle, ma ei mäleta, kas ma olin äkki 20 midagi, 22 või midagi sinna kanti, ma läksin tööle esimest korda, töötasin Omnivas. Ja siis nagu tehniline töö ja selline nõudis palju teadmisi ka ja oskusi, aga ma mäletan ka, et see minu ema hääl käis minuga kaasas või siis koolist kuuldud õpetajate hääl nagu, et ma olen loll. Ma ei tea, ma kuulsin seda eri kohtadest või lihtsalt eri vormides ja see lihtsalt puges nii tugevale minu sisse, et ma hakkasin seda uskuma. Ehk siis see hääl käis minuga töö juures kaasas ja ma lihtsalt kogesingi, et ma ei tea, mingites olukorras, mis olid natuke raskemad või nõudsid suuremat pingutust, ma ei saa hakkama. Et ma ei tea, ma olen rumal, teised on paremad. Ja siis see, mis siiamaani vahepeal kaasas käib, mis vanasti käis nagu niimoodi, nagu niitis mind lihtsalt maha, ongi see, et ma olen lihtsalt aeglane. Ma ei jõuagi järgi nagu. Et need kuidagi tegid hästi palju haiget. Ja siis ma kuidagi, ma olin kõik üksi nendega, ma ei mäletan, ma oleks jaganud kellegiga, kindlalt mitte töökaaslastele, kindlalt mitte oma juhile. Et pigem ma maadlesin ikkagi nendega suht üksi. Ja vahepeal endiselt just see aeglane tuleb endiselt sisse, et on kuidagi midagi, temast on lihtsalt nii sügavale pugenud, et mina arvan, et ma juba nii palju paremasse kohta saanud, aga siis ta lihtsalt tuleb ja lihtsalt võtab üle kuidagi selle lava vahepeal. Sa arvad, mida oma kogemuse pealt, kui sa mõtled, mida vajab see lähisuhte vägivalla nagu kogeja tööandjalt? Ja ma mõtlen, kui mina sellest paarisuhtest, paarisuhe lõppes nagu päeva pealt, see lõppes suure šokiga, ma lihtsalt kolisin päeva pealt välja, võtsin kõik oma asjad ja 6 aega hiljem ma tegelikult asusin Swedbanka tööle. Ja selleks hetkest tegelikult, ma ei tea, ma olin endiselt suht liimist lahti, mul olid nutuhood ja kõik muud, et see oli lihtsalt nagu hullumaja ja ma mäletan, kuidas ma olin seal tööl ja lihtsalt see nagu mingi ma ei tea, need meeleolu muutused ja mingi ärevus ja mingi meeletu häbi nagu ja šokk selle kõige ees. Ja siis nagu need mingid nutuhood, mis lihtsalt peale lihtsalt sadasid, et ma pidin lihtsalt kuidagi, ma ei tundnud ennast piisavalt turvaliselt, et näidata neid tundeid ja siis ma lihtsalt põgenesin nii-öelda vetsu või põgenesin koridori või põgenesin õue või midagi ja vahepeal lihtsalt olingi seal tükk aega ja lihtsalt nutsin ennast silmad kas või punaseks ja siis tulin tagasi töökohale, panin vahepeal prillid isegi ette, et jumala eest oleks näha. Hea oli see, et see oli COVID aeg, mul oli mentor ainult kohal, praktiliselt kedagi teist kunagi ei olnud, mis tähendab, et selles mõttes hea, et nagu, et kellelgi polnudki tegelikult võimalik väga tiimis näha, et temal oli võimalik näha ja mõnel teisel inimesel veel nagu, et mis minuga toimub, aga ma ei mäleta, et keegi oleks märganud, ma kindlalt ei tahtnud ise vabatahtlikult rääkida, ma ei tundnud ka turvaliselt, ma saaks seda teha rääkida, aga mida mina siis vajasin sel hetkel oligi see, et ma tegelikult oleks tahtnud märkamist ja hoolimist, nagu keegi näekski, et kuule, et sul on raske, et kuule, kuidas sul läheb, et ma olen siin, et kui sa soovid rääkida ja mitte nagu ühe korra ta ütleks seda, vaid see on nagu regulaarne. Muidu ma ei tunne nagu, et okei, ühe korra ütlesid, et sa said oma heategevuse kirja, aga tegelikult mulle on oluline või kuidagi selles olukorras, et see on ikkagi regulaarne. Ja kõlaks siiralt. Jaa, täpselt. Et ma nagu tajuks, sest ma mõtlen, mina ikkagi lõpuks selle küsimuse peale, kui ma otsustan, siis ma ju avan ennast, ma näitan oma haavu ja ma ei saa, nagu mul on oluline, ma tunnen ennast turvaliselt sel hetkel ikkagi. Ja muidugi ma ei eelda, et keegi on ekspert või ma mõtlen töö juures või keegi nagu valdab seda teemat, on ju. Ma lihtsalt räägin täiesti puhtalt inimlikust hoolimisest praegu, mitte midagist muust, lihtsalt sellest. Ja turvaline töökeskkond nagu siingi Joko ja Anna-Liisa palju mainisid, et see on hästi oluline. Näiteks minu jaoks turvaline töökeskkond, mida ma mõtlesin, see, et sedasi ma vetsu jooksen vahepeal, ma võin kas või lasta endal seal arvuti taga otsa nagu pisarad välja, teen oma väikse sessiooni ära ja jätkan, on ju. Näiteks mingi selline näide, on ju, et ma ei nagu ei varja, et mul ei ole selline nagu appikene jumala eest, et keegi ei näeks siis, mis nüüd juhtub, on ju. Et kas see mõjutab kuidagi, ma ei tea, mu palganumbrit või ma ei kujuta ette, mis iganes toimuma hakkab, on ju. Et mis iganes need siis tabud on. Aga mida ma täna vajaksin, mida ma tol hetkel ei oleks isegi osanud mõelda, on näiteks, ongi need oskused ja teadmised, mida näiteks vägivallavabaks algatus on meil siin pakkumas, on ju. Et mina tahan teada, on ju, et mis on need vormid ja kuidas ära tunda ja kuidas abiks olla, sest et minul isegi ei ole need vastuseid. Mul ei ole väga paljust vastuseid, aga ma tean, et see toetaks mind olla, et ma ise kaitseks ennast, mul on paremad piirid, ma oskaksin teiste vastu rohkem hoolivam olla, et see on hästi oluline.
ja teraapia töö ajal, kui vähegi võimalik, ma mõtlen, kui kellegi päriselt vaja on. Et see, ma arvan, hästi selline, lihtsalt hästi suur tänuväärne tegevus, ma ütlen, see on lihtsalt nagu selle ettevõtte aktsiad lihtsalt tõusevad. Ja juht annab regulaarselt märku, et temaga saab rääkida. Regulaarne on siin sõna, ja et need ei ole lihtsalt sõnad. Et ma arvan, et see on mul oleks oluline. Aitäh, Elsa! Aitäh sulle! Tõesti. Me oleme rääkinud, et mida kõike me võiksime nagu teha või kuidas me saaksime märgata, toetada. Aga mis on need asjad, mida me ei tohiks teha? Jaka, alustame sinust. Sa oled nüüd tükk aega saanud mitte rääkida. Ma olen nii selle lainel praegu, mida Elsa rääkis, ja võib-olla kõige nagu sellisem äike oli minu jaoks see, kui sa ütlesid, et sa ei ole kogenud füüsilist vägivalda ja siis ma mõtlesin, et see, mida sa enne nagu rääkisid, kuidas sa nagu kogesid seda hirmu oma kehas ja see, mida sa nüüd nimetad ärevuseks, see on ju nii füüsiline kõik, et ma mõtlen, kas sellest on nagu abi, et me eristame seda füüsilist ja vaimset vägivald või emotsionaalset vägivalda, nagu sina ütled, nagu sellisel viisil, ja kui ma mõtlen ka see, mida nagu teadus räägib, et kuidas, see pole vahet, et mis see vägivalla liik on, eks ju, aga kuidas see tegelikult inimeste eluiga vähendab, milliseid haigusi see tekitab, kui elada sellise mürgise toksilise stressi tingimustes, nagu sa kirjeldasid, siis see on ju kõike muud kui ainult vaimne, et ma olen praegu nagu sellel lainel ja ma ei oskagi praegu su küsimusele nagu vastata, et aga äkki Anna-Liisa. Ja, aga väga hea nagu kokkuvõte sellest oli ja väga head kommentaarid. Aitäh sulle. Üks asi, mida me ei tohiks jätta tegemata, me ei tohiks jätta oma juhte kaasamata selle teema käivitamisel ettevõttes. Muidugi mõista iga ühe asi on olla, ma ei tea, inimesena hooliv, küsida, kuidas sul läheb see isiklik vastutus. Aga kui me otsustame töökeskkonna vaates kaasa tulla, siis tuleme kõik koos, sest muidu ei muutu midagi, kui ainult entusiastid, nagu meie siin koos laval oleme. Et see on sellise suure muutuse loomine kõik koos ja see algab tegelikult, võib-olla algab entusiastidest, aga kohe peavad punti tulema tippjuhid. Täna meie oma kogemuses näeme neid tippjuhte, neid esimesi julgeid mehi ja naisi, kes tulevad ja siis on seda turvalist ruumi üldse võimalik looma hakata, kui tulevad igal tasandil need sõnumid, et me tegeleme, me saame aru, me õpime, mis on lähisuhtevägivald. Et ei jääks see tegemata. Mida veel ei tohiks teha? Nii vahel ma olen tabanud isegi ennast olukorrast, kus ma ei sekku, sest ma kardan, et ma ei ole parim, ma ei oska leida parimaid sõnu, hoolimata sellest, et mul on nii suur kogemus. Et see ei tohiks niimoodi olla. Kui meil on mure, siis tuleb need sõnad leida ja tõsi, et alati saab olla nendest sõnadest parem ja traumateadlikum, selleks on jällegi tööriistakastid ja eksperdid, kes on koolitamas meid selleks, et olla veel parem selles, aga ma arvan, et igaüks leiab meist need sõnad üles. Ja üks asi, mida ma olen ise mida ma õppisin ohvriabis töötades ja mida ma olen kandnud kaasas ja soovitanud teistele ka, et ära sea kahtluse alla, kui keegi räägib sulle, usu, mis ta räägib. Ja see, kas see vastab tõele ja milline osa sellest vastab tõele, sellega võib tegeleda Eesti politsei ja prokuratuur ja sealgi ei ole ju alati võimalik õigust ja õiglust nagu parimal moel balansis hoida, aga et kui keegi tuleb sulle usaldama, siis usu ja see on see stardipunkt või kõige parem platvorm, kus asjad hakkaksid paremini minema. Sest tihtipeale inimesed ei räägi, sest nad arvatakse, et neid niikuinii keegi ei usu ja väga paljud ei usugi. Ja sinna taha need jäävadki, need lood, need rääkimata lood.
inimene ju ise sageli, eks ju, et hoopis pisendab seda, eks ju, ta ise suurt osa sellest vägivallast ei märka. Et suures osas ta tunneb nii ehk naa ennast ise ka süüdi, eks, ja häbitunne ja kõik, mis sellega nagu kaasas on, nii et tead, kui see väike ava, mis sulle nagu näidatakse, eks ju, et see ei maksa mitte midagi, et seda uskuda, eks ju, et see millist nagu kindlustunnet see võib tegelikult anda. Aga üks asi veel võib-olla, mida ei peaks tegema, on seda, et võtta kuidagi seda nagu vastutust ära või öelda, et või minna seda asja kuidagi ise nagu lahendama ja ütlemegi, et ma ei tea, alati nüüd meie siin kaasame politsei või meie siin teeme nüüd midagi, eks ju, et see pigem, ma arvan, kui see on midagi, mis vähendab selle inimese autonoomiat ja vähendab selle turvatunnet, siis ta võib mõjuda heidutavalt, aga et teiselt poolt saab anda ikkagi seda kindlustunnet, eks ju, ja öelda ja seda tunnet, et me just läheme niimoodi, nagu sina vajad, selliste sammudega, nagu sina valmis oled, et teinekord see teiste inimeste, kõrvaliste inimeste ärevus sellest, et kuidas ta nüüd täna jälle sinna koju läheb ja mis nüüd edasi saab, et see saab omakorda probleemiks seal nagu kõrval, et meil kõrvalt on seda võib-olla, kui me sellest teadlikuks saame, isegi on nagu keerukam taluda, et teine inimene on selle sees juba aastaid olnud, et ehk et nii palju kui võimalik ikkagi minna nagu tema kingadesse ja tema temposse, mitte suruda nagu peale seda, eks ju, et kuidas mina siit näen, et mida nüüd tuleks teha. Ja siit kohe võtab mõttelõnga üle, et kui sa abistad ja märkad, et siis ära jää üksi märkajana ka. Et selleks ka siis jällegi nagu töökeskkonnad ja organisatsioonid, kes lähevad süviti, õpivadki need tööriistad, et kuidas mitte jätta neid märkajaid üksi. Hästi raske on kanda neid lugusid, hästi lihtne on tekkima see superkangelase efekt, kus sa pead aitama tegelikult lugudes, kus need muutused kas siis tulevad varem või hiljem kui üldse, et ära jää üksi, et vastasel juhul siis nagu lihtne murduda selle koorma all, et jällegi meie tööandjad räägivad ka sellest, kuidas keskastme juhid täna omamata seda tööriistakasti või neid oskuseid nende nii keeruliste lugudega, niivõrd liigutavate lugudega nagu silmitsi ühelt poolt seisavad, inimesed usaldavad neid, nad ei tule lihtsalt ise õhtu lõpuks selle koormaga toime, sest siin ei pruugi olla väga kiireid lahendusi, vahel on need lahendused ka ootamatult kiired, aga jah, et me peame siis tähelepanu pöörama, kui me ühelt poolt kutsume üles märkama, et siis me peame nende märkajate jaoks ka oskama olemas olla. Täiesti nõus, sest ma kujutan just Jaako ütleski, et see märkaja on lõpuks võib-olla rohkem ärevuses ja nii edasi ja tahab kuidagi seda maandada ja siis hakkabki korraldama, et ma arvan, et seda tuleb nagu silmas pidada. Minu arust üks asi veel, mida Elsa nagu hästi ütles, oli see, et meil see tööriistakast ja see, mis on nagu paljude inimeste ja paljude organisatsioonide kogemus, et see on nagu tohutult väärtuslik. Aga tegelikult see, et ma inimeste endalt küsin, mida ta vajab. Eks ju, nagu sa ütlesid, sa vajad seda, et sinuga regulaarselt vesteldakse, eks ju, sinu jaoks regulaarselt võetakse aega ja teine oluline asi, mis sa ütlesid, eks ju, et võib-olla sa vajad seda, et sa ei pea minema enda raskel hetkel kusagile WC-sse, eks ju, et ongi, võib-olla on see korraldatav mingis töökeskkonnas, võib-olla kusagil ei ole, aga tegelikult see inimene ikkagi ise nagu tunneb need oma esimesed vajadused päris hästi ära, et me ei pea tundma nagu seda survet nüüd pakkuda inimese ette selline täiuslik palett, eks ju, et siin nendest abivõimalustest, eks ju, aga et ta ise teab neid asju, mis on talle vahetult kõige olulisemad. Ja tegelikult ka see, et hoolimata seda, et Elsa võis ise endale omistada selliseid tunnuseid nagu aeglane olek ja nii edasi, see ei pruugi üldse olla midagi sellist, mida teised tähele panid, see ei pruukinud olla töökeskkonnas aeglane, vahel ka võisid olla, aga et siin on ka oluline tähele panna või nagu meeles pidada seda, et vägivalla ohver ei pruugi oma töösoorituses või selle halvenemises ka silma paista, et on ka ohvreid, kes on tippjuhid ja ma olen mõelnud, et kuidas see ometi võimalik on, et nad on nii produktiivsed kogu selle terrori juures, mida nad paralleelselt siis kaasas kannavad ja mis võib olla ka, ma ei tea, eluohtlikkuseni välja. Need on need hetked, kui ma mõtlen, et
mis oleks veel siis, kui sel inimesel sellist stressikoormat kanda ei oleks. Võiksid tuua kuu ja tähed taevast alla, on ju, et hästi erinevad on inimesed, hästi erinevalt see trauma nii-öelda väljendub nende kehades, et siin ei ole selliseid ühiseid vorme või hästi lihtsasti ära tuntavaid inimesi ja veelgi enam neid on lihtsalt niivõrd palju kogu oma kirevuses meie ümber, et ja minu puhul kindlalt ma arvan, keegi ei märganud, et ma aeglane olen või noh, vähemalt välja arvatud mu ema, on ju. Ja siis lõpuks mina ise. Aga jah, mul ei mingi mõte läkski kinni nüüd. Aga mina tahtsin ka öelda, et see, mida teha ei tohi, mind nii kõnetas, sest mina ainult ühe asja kirja pannud ja see oligi see, et kahtluse alla ei tohi seada, et usalda seda, mida räägitakse. Ja eelmine mõte korraks ma jätkan seda, et tahtsingi öelda sellega, et mina tegelikult paistsin välja väga rõõmsameelne ja väga, kuidas ma ütlen, väga rõõmsameelne inimene. Ma mõtlen laps, täiskasvanu, kui lõpuks tahaks kuulma, mis mu sees toimub ja kui raske mul sees on olnud ja mis ma kogenud olen, siis neile teed päriselt ka või? See juhtus sinuga või? Kas see endiselt toimub sinuga või? Et see on nagu kuna ma olen osanud nalja teha ja olen osanud väga rõõmus olla ja kõik, kuidas ma ütlen, selle valu nii-öelda välja naerda, et siis see on ka kuidagi hästi hea selline, kuidas ma ütlen, kaitsekilp olnud ja teised pole tänu sellele ka üldse midagi näinud. Jah, ma arvangi, et sa võib-olla peitsid selle valu sinna naeru sisse ära, et mis muutus ja mis juhtus, et sa sellest rääkima hakkasid? Ja see on nii põnev, ma ei teagi. Võib-olla lihtsalt see soov nagu, et kas keegi kurat märkab ka või? Kas keegi lõpeb, kas nagu, millal see ebaõiglus lõpeb? Kas keegi märkab, mis minuga juhtus on või kuidagi, et ma tahaks lihtsalt nagu sellest vabaneda või sellest nagu raskusest või sellest pingest või sellest, mis mu sees on. Ja siis ma tundsin nagu, kuna ma vist aastate jooksul keegi ei märganud, keegi ei teinud midagi, mina ise olin laps, ei saanudki midagi teha, ei teadnudki mida teha ja siis mul on kuidagi, mul on mingi nälg on sisse jäänud, et kui ma räägin, siis vähemalt ma saan sammu lähemale tervenemisele ja siis mul on, et okei, nüüd nägi üks inimene veel, nüüd tegi järgmine veel, oota, ma tahan veel rääkida. Et vahepeal on olnud nagu selliseid olukordi küll. Ja siis ma vahepeal olen šokeeritud sellest, et ma nagu, palju ma jaksan rääkida sama asja. Ja ilmselt on ju tegelikult nõnda, et küllap oli neid, kes märkasid, aga puudusidki need oskused sekkuda, puudus see julgus sekkuda. Et sageli me jõuame selleni ka nende valusate lugude puhul, et ammu ilma juba kõik teadsid, aga keegi ei võtnud midagi ette. Ma saaks sellest üle. Ja võib-olla oleks oluline veel siin ära märkida selle ka, et miks tööandja peaks tegelema lisaks sellele, et see on niivõrd suur ebaõiglus, kui kellegi suhtes vägivalda sellise moel toime paneksime ja see on nii ebaõiglane, kui me ei sekku sellesse. Aga et tõesti teadus ja uuringud on täna välja toonud, et lisaks sellele hoolivuse momendile, õiguse ja õigluse küsimusele on sellel väga ränk siis mõju inimese töösooritusele siiski. Need samad ärevus, mul keskendumisvõime, usk, motivatsioon. Vodafone on üks nendest eesrindlikumatest globaalsetest siis korporatsioonidest, kes on selle teemaga süvitsi läinud ja ka globaalselt enda ettevõtte sisse vaadanud uuringute näol. Ja nad ütlevad seda, et ühelt poolt 1/3 nende töötajatest on kogenud ja omakorda nendest 75% ütleb seda, et see mõjutab nende töösooritust pluss karjääriredelil edenemist. Ja seda on võimalik panna ka numbritesse, rahasse. Vodafone ütleb, et nad kaotavad ligikaudu $13 miljardit aastas lähisuhtevägivallale. Ja indiviidi vaates siis töötaja kuskil $3000 kanti saab vähem palgas kätte, olgu selle tagasi haiguslehed ja nii edasi. Erinevates riikides on üldse erineval moel reguleeritud muidugi, et need vabad päevad ja nii edasi kuni selleni välja, et on riike, kus haiguslehed võib-olla ei ole nõnda rakendatud nagu Eestis, aga tööandjatel on võimalus lähisuhtevägivalla nii-öelda puhkust rakendada. Näiteks Austraalia, Kanada on sinna teed läinud ja nii edasi, et erinevaid lahendusi otsitakse. Sellel on hästi suur mõju. Ja lisaks kogu
ka siis, ma ei tea, ettevõtte maine ja ühelt poolt see, mida me teeme sissepoole, kuidas see meid ennast mõjutab, see nii-öelda egoistlikum pool, aga siis ka see vastutus, mida meil suurte tööandjatena on nii-öelda plingida ühiskonda väljapoole, et kõik need teenused, see artikkel, millega me nii-öelda kaupleme siis sellel turul, olgu see siis panganduse vaates, ma ei tea, kodulaenud, mida me pakume, et me mõtleksime läbi, millistel tingimustel me neid anname, et me näeksime natukene telgitagustesse, ma tean, et on Eesti panku, kes juba sellega tegelevad, ka lähisuhtevägivalla teadlikkus vaates, ma ei tea, telekommunikatsioon, kuidas kübervägivalda, ahistamist, manipuleerimist, nendel teemadel, millega me nagu tegeleme, kuidas sellesse sektorisse oma klientideni jõuda, ennetada vägivalda, ma ei tea, kujutan ette, et kõikidel nendel tööandjatel, kes on meiega täna pundis ja edaspidi saavad olema, on need oma teemasisesed nurgad, millega tegeleda ka väljaspoole ühiskonnas, et tööandjatel on tohutu suured võimalused selles osas, et saaks paremini. Ja mina tahan ühe plussi välja tuua, mida mina olen väga-väga tänulik olnud, kui ma sellest teada sain. Swedbankil on olemas tervisekindlustus. Mina olen varasemalt kuulnud, et meil on nagu nii-öelda võimalus siis 3 psühholoogi visiiti aastas tasuta, aga kuna ma tahtsin ise valida psühholoogi ja minule ei sobi need valikud. Ja siis ma mõtlesin, 3 pole mulle piisav ka, et siis ma pigem valiks enda oma ja maksan ise. Ja siis tuli välja, et tervisekindlustus ja selle raames 2000 euro eest aastas minu osalus 20%, saan ma ise valida endale psühholoogi ja ma saan käia seal ja ma olen regulaarselt käinud viimane aasta aega ja ma lihtsalt nagu tööandja ei pea seda tegema, aga lihtsalt see on nagu lihtsalt nii äge, et teeb. See tõid nii et ma saan nagu minna ja nagu lihtsalt kuidagi see enda tunnetega kuidagi paremat kontakti saada või paremasse kohta jõuda ja see lihtsalt aitab minul olla parem inimene elus, ühiskonnale on see kasulik, ettevõttele on kasulik ja see on kuidagi lihtsalt seal on nii palju, nagu mina olen kindlalt rõõmsam inimene tänu sellele. Sa tõid nii olulise momendi välja, et vaimse tervise tugi, nii paljud Eesti tööandjad pakuvad seda, aga lähisuhtevägivald, hoolimata sellest, et see on nii levinud, nagu täna juba korduvalt kõlanud on üks selline trikiga mure, et mitte iga vaimse tervise ekspert ei ole võimeline ka toetama selles küsimuses, et see on ka jällegi üks võimalus, kuidas siis tööandja saab veelgi paremini toeks olla, et kas siis ekspertidega valida välja partnerid, kes on ka selles valdkonnas pädevad, keda saab vahendada abivajajateni oma töökeskkonnast või siis anda töötajale tõesti võimalus ise valida see tugi. Niikord seal vaimse tervise teemades ju ongi niimoodi, et jälle nagu see näide enne oli, eks ju, et kus sa rääkisid oma nendest suitsiidsetest mõtetest, et kui me keskendume ainult sellele, et kuidas siis nendest mõtetest inimest päästa ja neid mõtteid nagu vaigistada ja tegelikult ei saa aru, et kust kohast need tulevad, milline see turvatunde puudus on ja päris nagu turvalisuse puudus on, et siis sellest jääb kindlasti nagu väheks, et ja ma arvan, see ongi see, mida Anna-Liisa praegu ütles, et kui ka nendel abistajatel ei ole seda lähisuhtevägivalla või traumateadlikkust, siis me võib-olla kohtumegi nende inimestega, kes ütlevad, et kuule, su elus on ju kõik on nagu ju hästi, eks ju, et sul on nii hea töö ja kodu on olemas ja eks ju, et ole rõõmsam, eks ju, või siis proovime kuidagi need ebameeldivad tunded nagu alla suruda, et ma arvan, see trikk on nagu õppida ikkagi nägema pigem seda probleemi selle väljenduse taga, et mina usun, et väga suur osa Eesti nendest vaimse tervise probleemidest, mida Eesti inimesed kogevad, on tegelikult lahendused. Olgu see alkoholism, olgu see uimastite tarvitamine, olgu ka see sama suitsidaalsus, et need on viisid, kuidas inimene siis püüab sellest olukorrast jõuda kas siis sellisesse turvalisemasse, tuimestamasse keskkonda ja kui me neid asju ei puuduta, nendest ei räägi ja sellele päris küsimusele lahendust ei otsi, siis ka need vaimse tervise mured ei saa lahendust. Et see üks uuring, millele ma enne viitasin selle Euroopa Põhiõiguste Ametilt, et kui sealt küsiti ka nendelt inimestelt, kes siis ütlesid, et nad on vägivalda kogenud, siis
Eesti naised olid ka siis tipus, Euroopa tipus sellega, et nad ütlesid, et see vägivalla mõju nende jaoks avaldub siis depressiivsuses. Et jah, seal ei küsitud seda, et kas sul on diagnoos või mitte, aga võrreldes teiste riikidega see vaimse tervise mõju oli hästi tugevalt seal näha, ehk et kui me ka organisatsioonides võib-olla lähisuhtevägivalla kõrval täna räägime väga palju vaimse tervise hoidmisest ja vaimse tervise teadlikkusest, siis ma arvan, et need kaks asja on väga asjakohane ka kokku panna ja kas või inimestel aidata endal nagu mõista, et äkki on ka sinu elukeskkonnas, sinu suhetes midagi sellist, mis hoiab siis neid vaimse tervise muresid kuidagi alal. Ja. Täna oleme hästi vähe rääkinud ka toimepanijatest, et kuigi lähisuhtevägivald on Eestis naise nägu ja toimepanija mehe nägu, et siis tegelikult saab sellele teemale läheneda ka avaramalt, et on mõlemast soost toimepanijaid ja sugu kui sellist saab üldse laiemalt vaadata, kuidas inimesed iganes soovivad ennast defineerida. Aga jah, et ka me oskaks juhatada siis need inimesed, kellel on oma viha reguleerimisega raskusi, ma ei tea, kas siis riikliku abini, nende numbriteni, nende vaimse tervise spetsialistideni, kes oskavad ja on pädevad selle teemaga tegelema, sest need inimesed on ju meie töökeskkonnas samuti oma keeruliste taustade ja lapsepõlvedega, et ja ka ei tohi me ära unustada seda, et vahel on lähisuhtevägivalla ohver mehe näoga, et meie sellistes normides on päris raske ühel mehel, kes on kogenud või kogeb paari suhtes, kas vaimset vägivalda, vahel on see ka vaimne, füüsiline, seksuaalne ja nii edasi. Väga raske tulla seda abi otsima, et me näeksime ka laiemalt neid küsimusi ja et me suudaks kaasata üldse enda kollektiivides mehed nendel teemadel kaasa rääkima. Et õudselt raske on seda muutust luua, kui nii suur osa elanikkonnast ei räägi nendel teemadel kaasa, hoolimata sellest, et see puudutab neid. Ja täna see on nii Eesti ühiskonnas. Loodan, et jälle see on üks nurk, millesse tööandjad saaksid ka panustada, et kutsuda enda tippjuhid, enda töötajad erinevatest sugudest, erinevate taustadega inimesed nendel teemadel rääkima, et see jääks ühiskonnagruppi entusiastide asjaks ajada, sest siis ilmselt ei tule neid muutuseid. Nii, igal juhul aitäh, meil hakkab aeg tegelikult otsa saama, ma arvan, et siin on väga palju nagu mõtteid olnud ja ma näen, et sellel teemal on jagada veel päris palju, et ma arvan, võib-olla peaks plaanima jätku seminari, eks ju. Siiski, viimane mõte igalt ühelt, et mida sa soovitaksid, üks asi, kui nüüd mõni inimene mõtleb, et kuidas mina saaksin siia nüüd panustada õla alla panna, mina inimesena, üks mõte. Eisa. Ja mind kõnetab see, et igaüks on ju, mida teha saaks nagu teadlikumaks saada, harida ennast natukest, et see teadlikkus on pool võitu selle lähemale mõistmiseks, mis on lähisuhtevägivald. Aitäh. Ja. Kirjutan sellele nii alla, et selleks, et märgata, peab teadma, et tihtipeale, kui me saame teadlikuks, siis me hakkame nägema kõik ja vahel isegi sellest teadlikuks saamise esimeses faasis liigagi palju. Et teadlikuks saada on tänapäeval nii lihtne nendel teemadel. Vägivallavabaks on üks võimalus, et otsige meid ülesse. Ja mida ma tahaks lõpetuseks veel öelda ka, et ma olen niivõrd ootusärevuses selles osas ka, milline saab olema Telia ja Swedbanki teekond. Te olete just alustamas, et siit tuleb nii palju tarkust päris elust, et kuidas see märkamine töökeskkonnas hakkab siis olema ja võib-olla kunagi järgmises episoodis räägite teie rohkem, et saame meie targemaks hoopis. Aitäh, Jako. Ma pakuks nii võimastatuna sellest jälle, mida Elsa rääkis, kuidas ta nüüd muudkui aina räägib sellest oma kogemusest. Jah, meil kõigil, eks ju, võib-olla ei ole seda kogemust, eks ju, otsese kas kogejana või toimepanijana, eks ju, et aga ma usun, et igal inimesel on kas läbi oma lähedase või mingi nagu kogemus on, et mis meid kuidagi on nagu mõjutanud või mõjutab nagu täna, et
et kui proovida siis seda oskust ja võimet endas neid sõnu leida, et siis võtta oma inimestega, keda sa usaldad, seda jutuks, et kuidas on sellest vägivallast või sellest traumeerivast sündmusest, ajast rääkida, aga jah, see peab nagu turvaline olema, et seda nagu teha, et ma usun, et siit on nagu tuhandeid vau-efekte, et kui seda kogeda. Aitäh teile kõigile. Ma arvan, et kõik, kes täna siis kuulasid, siis ma saan aru, me oleme esimest sammu teinud. Et toodi välja just see, et esimene samm on see, et olla teadlikum sellel teemal. Ja palju oli siin ka minu arust väga häid ja praktilisi soovitusi tööandjatele ja mis ei olnud üldse nagu keerulised. Need on väga lihtsalt teostatavad, et siit edasi minna ja me kõik saame panustada sellise hoolivama ja sellise sõbralikuma keskkonna poole on juba väga hea alguseks ju. Imeline. Ja aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmistel seminaridel.